siis nad ütleb, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja seadnud, et te läheksite ja kannaksite palju vilja ja et teie vili jääks. Aamen. Armas kogudus, Oliver Skovski on seatud teie koguduse diakoni ametisse. Võtke ta vastu Kristuse sulane, kandke teda alati oma palvekätel ja olge talle alati tööks, toeks tema töös. Aamen. Tänu Jumalale. Mis tähendus on tänasel päeval kirikule laiemalt, mil üks Eelka kogudus sai endale vaimuliku diakoni koguduse õpetaja abiliseks? Sellel on muidugi väga suur tähendus ühelt poolt, et kirik on saanud rikkamaks ühe ustava töötegija võrra, aga teiselt poolt alati on see siis vaimuliku ordineerimine või introdutseerimine, see on alati ime, sest mitte keegi ei tule kirikutööle ilma selleta, et Jumal oma püha vaimu läbi teda kutsuks. Ja see on siis ka kui vastus palvele, mida siinkandis on palju palvetatud, et Jumal saadaks töötegijaid, Jumal on kutsunud, Oliver on vastanud. Nii et selles mõttes on see selline igati vaimulik sündmus ja väga sobiv tänasse päeva, mis ju kutsub meid meenutama ka Jumala imetegusid ja kindlasti tema suurim tegu on tema tegu Kristuses, andestuse igavene elu, aga kindlasti üks Jumala imedest on see, kui tema kutsub ja me vastame ja sellest täna meie kirik tunnistab. Täna on tõepoolest tähtis päev meie jaoks. Meie saime oma kogudusele diakoni. Ja loomulikult, et kui ma täna teenin 3 kogudust, siis diakonist on ju abi igal juhul õpetajale. Diakon on ju õpetaja abiline ja eks suures plaanis Oliver siis diakonina hakkabki asendama neid paiku ja kohti, kus ise lihtsalt ei jõua enam käia ja kus ei jõua kohal olla. Ja meil saab olema kindlasti see koht, kus alati on uksed avatud. Olen siis mina siin pastoraadi või kiriku juures või on siis Oliver, aga alati kõik oodatud.